külapood on sinu ees, sinu kõrva augu sees. Nii, pupa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eelmises korras sätted peale jäänud, samad kanalid, samad kaablid. Nagu publik ei teagi, võib-olla me ei olegi vahepeal stuudiost ära käinud. Panime teised riided ja... Yeah. Las neil jääb selline kujutlus. No näha on tegelikult, et mul on habe kasvanud nagu igale poole tagasi, aga... No, habe võib stuudios ka kasvada. Jah, mul on võib-olla see pintsliga käin üle vaata nagu... Naised panevad neid kulme, teevad endale samasuguse selle harisele või selle ripsmeid teevad siukse harjakesega, ma teen habet sama. Sa võid teha habeme micropigmentationi. Et seal on kogu aeg nagu see habeme tüügas. Tätoveerin põhimõtteliselt. Jaa, tätoveerid 1000 väikeseid täppe. Oh, wow. Seda tehakse ka juuste jaoks enamasti. Niuke asi on olemas nagu scalp micropigmentation. Et siis sul tundub lihtsalt kogu aeg, et sul on niuke nagu siilisoeng. Aga need on lihtsalt täpid. Aga ma olen näinud nii, et nagu see ei ole päris see. Aga seda tehakse Eestis ka isegi. Mulle isegi kirjutati mingist kohast. Kas tahad tulla või? Jaa, või öeldi, et kui juuksed kasvama ei lähe, et siis võid alati seda scalp micropigmentationit teha. Aktiivselt müüki tehti sulle. Jaa. Põhimõtteliselt. Ja me loodame, et läheb hästi, aga juhuks kui... Seda peab austama, ütleme nii. Hustle on hea. See oleks, iseenesest võib-olla oleks lahe teha seda, sest vaata, mõni on mingi, et mul on terve sliiv, on ju mingi, mul on mingi 20 tätoveeringut terve keha peal, siis ma olen, et nagu, mul on 1000 erinevat täppi pea peal. Lihtsalt üks see, aga siis see on nagu, ma ei saa, aga siis see näeb kogu aeg nagu sa lihtsalt ei shave'ik, aga sa ei saagi enam siis seda ju, sa ei saa kunagi shave'ida ka, või nagu sa pea, kaugelt ta tundub lihtsalt nagu sul oleks, olekski nagu nulliks aetud. Et vähemalt sul on see juukse piir või see on nagu olema nagu. See on su valik. Jah, see on nagu selline, et kui sa nagu teed juba sellest, sa pead arvestama, et see ongi su elu nüüd. See on teatud stiili valik, sest sa ei saa seda, et ma nüüd laserdan selle, sa saad, aga nüüd ma pean laserdama peas selle 1000 täpid maha, et saaks näha, saaks juuksi minna. Sest kui sa kasvatad ülejäänud juuksed ju pikemaks ja siis need kohad, mis on kiilad, siin näevad lihtsalt need täpid, see näeb ka veider välja, ma arvan. Ja see juuste alt on ka need täpid näha, ma arvan. Jah, mingil määral, ta võib-olla annabki natuke võib-olla sellist nagu illusiooni, vaata, et sul on nagu tihedam. Võib-olla see on kasulik, aga... Ja tehakse mustad täpid, ise oled blond. Jaiks. Ei, mul need, ma värvisin just, ma tean, et mul on millimeetri juuksid praegu, aga ma värvisin, et ruutsid on teised. Juured tulevad välja. Kui keegi kuulajatest on teinud sellist asja, võib teada anda, kes on rahul tulemusega. Ja kes ei ole rahul, andke ka teada. Mina vaatan, mul salvestab, kas ma panin rekord või mitte. Ma omanus panin rekord, aga ma ei mäleta. Kes see seda enam mäletab? Nii, see tähendab seda, et on ka episoodi alguse teha. Muuseas, mul olid varutud Pepsid, need joodi ära teiste stuudio kasutajate poolt, nii et nüüd siis pissi peal. Ma valasin Red Bullit tühjaks kõik. Ära muretsema. Kõik kastid Red Bulli, mis seal olid. Jänkud enam peerises. Aga nagu külapoe müüja on vaikselt ja rahulikult jõudnud saatuse riiulite vahel ringi käia ja lõpuks ka tegelikult põrandalt püsti tõusma, sest ta märkas, et ühes kohas oli gaasilekke olnud
ja siis noh, ta ei olnud nii kaua käinud, et tal oli külapood unarusse jäänud, seal asjad logisesid, aga nüüd ta on jälle püsti ja tegelema ja nüüd on tänane episood alanud. Mina olen nagu ikka Karl-Laari Varma ja minuga siin stuudios Ardo Asperg. Hei hopsti. Oh yes, oleme siin stuudios. Piss käes. Ma just ütlesin sõnad aja gaasilekke, mis oli ka, noh, ma aja džiip olen ka öelnud nii, et yeah, no, aja kõik, aja piss, aja värska. Aga tõesti jah, kurat, kes need Pepsid ära jõi, see on suur küsimus. Vaatame, kes Mikkelil külas oli. Jah, täpselt, jah. Kaks episoodi Mikkel vahepeal siin lindistanud. Ja mingi Anu Välba või keegi tuleb välja nõuda, tuleb saada nagu ise televisioon või sinna hommik Anuga saatesse kuidagi ja siis otse-eetris. Anu, räägi välja, kas sa jõid mu Pepsid? Sinu oma. Ja siis tuleb suur skandaal. Anu Välba varastas koomikute stuudiost karastusjooki. AI-ga Anu Välba on pandud nagu see klassikalisse varrega kostüümiga, vaat see mask ja siukene see must müts peas ja on näha, kuidas ta paneb lihtsalt Pepsisid kotti. Yeah. Kas Eesti armastatum saatejuht tõesti tegelikult varas? Pepsi varas. Väike. Aga Red Bulli ei puutunud üldse. Lihtsalt Pepsit, Red Bull, seda ei taha. Pluss siin on suhkruvaba Red Bulli ka päkis. Et siin ta ei saa lihtsalt vaba, ainult see üks asi oli suhkruvaba. Ei, siin on muud ka. Vesi on ka suhkruvaba. Jah. Selle vastu ei saa vaielda. Pissi ka, okei. Lihtsalt Pepsit. Kuigi jookidest rääkis, ma räägin kohe ära, ma ütlesin, mul on üks lugu täna ainult. Ja ma räägin selle loo kohe ära. Sest see oli Tartus, ma läksin tegema mitte nagu, ma ei pidanud alguses isegi esinema seal kabarees, ma pidin aitama Kaisaling kabareel tehnilist poolt ja sükest asja sättida üles seal ja värki ja siis ma olin Tartus, sõitsime kohale. See oli seal... See oli Karlova teatris. Okay. Ja siis jõudsime Apari tehase juures, olime seal punase tuletaga fooriga. Me 4 meest oli, 4 karvast meest oli autos. Ja siis tänaval oli üks väga tugevas joobes pomps, parm, mis iganes termin on, alkohoolik ja tuli akna juurde, meil auto akna juurde ja seda see Eestis tavaliselt ei näe, vaata, et keegi pomps, keegi tuleb sul nagu autost midagi runima, et õlut on või, tahaks õlut, pokki, tahaks õlut. Ja me ignoreerisime seda meest ja siis me läks siis järgi selja taha auto juurde. Selja taga auto oli politseibuss. See ei takistanud, see pomps ei näinud probleeme ja läks selle politseibussi juurde. Õlut on või, pokki on või, tahaks õlut saada. Politseiauto pani lihtsalt ohutuled peale, tegi selle küljeluugi lahti ja politsei, tule, on küll, tule. Ja viimane, mis me nägime, oligi see pomps läks sinna sellesse politseiautosse sisse ja luuk läks kinni ja me ei tea, mis temast edasi sai. Aga nagu ma saan aru, kui lihtne on nagu inimesi röövida. Tule autosse. Ja see on jah täpselt, mis ma mõtlesin, et juhtub, et nagu et see uks läheb lahti, see Simpsonitesse joink tõmmatakse sinna sisse. Ja ta ise rääkis, tule siia, pokki tahad, meil on kõik 12 kraadist pokki. 12 kraadist pokki? Seda pole ju aastaid saanud. Siis läheb uks kinni ja siis saab pipra kaasa näkku kumminuiaga mingi väike prank. Väike siuke. Üksis varastatakse ära. Mõtle politseile, see on jah, et see on, et magavale kassile jookseb hiir suhu põhimõtteliselt küll, päevatöö tehtud. Lihtsalt punase tule taga korra ootad ja õlut on. Väga. Pokki. Ja veel ta kindlalt spetsiifi ja pokki. No, teab, tüübil on nagu karjääri on tehtud, staaži on, ta teab nagu täpselt. Oi, ta nägi välja nagu ta võib-olla teadis, võib-olla need politseikmed tulid, Jüri jälle. Võib-olla neil oli talle küll. Ma ei tea, võib-olla tegelikult neil läks nagu bussis peoks.
see, et mina vaatan, et ohu tuleb pandi väljas, võib-olla olid seest diskotulek veits aega hiljem, meie olime juba seal venues ja politsei üks ütles, Jüri, mine rooli, sa mis kõige kaina. Meie seda politseibussi ja suuda sõita, sa mine. Sul ei peagi lube kaasa tulla, mis panna. See, et kus juures meil ainult pokki ongi siin. Politsei elu. Ja, me olime just, sõitsime linnas ringi, mõtlesime. Äkki keegi tahab. Äkki kellegagi saaks koos külma pokki juua. Keegi ei tahtnud. Peatusime kooli ees, pakkusime lastele, keegi ei tahtnud. Meie ajal ikka oleks lapsed vastu võtnud. Mis on? Me oleme alkohol. Ei. Politsei ütleb, et külma pokki. Ikka politseile ei tohi ära öelda. Kas pokk on mingi selle Tartu õlu alekoki? Ma ei tea, kumb on kumb, sest pokk ja taurus on. Nagu mõlemad, see on sama asi põhimõtteliselt. Aga ma tean, et ta oli kunagi 10-volline, võib-olla isegi 12-volline oli vahepeal olemas. Aga siis tulid seadused. Ja siis läks vist 8 peale, ma ei tea, mis ta nüüd on, äkki 6 või... ongi, et õlu ei tohi olla nii kõrge selle promilliga. Ta ei tohtinud enam lõpuks olla, et mingid käsitöölled vist võivad, aga niisugune niisama seda ei saanud enam. Sest see oli see põhiline, need oli need säästukanged ja asjad. Minu tehniliselt ta oli ikkagi piiritusjook juba. Ta oli õllega, ta oli kangendatud. See naturaalse villimise käigus tekkinud alkohol. Ta oli ikkagi kokteil. Nojah, ju siis oli probleem sellega, et ma eeldan, et nad niisama ei teeks neid piiranguid. Oi, ma mäletan, kui mina olin võib-olla mingisugune, mis ma ei äkki 15 või midagi sellist, siis üks sõber, shout out Siim, jõi 2 Saaremaa X-i ära, mis oli 10-kraadised. Ja siis proovis minuga maadelda, aga ta ei saanud ise püsti. Et see maadlus ei jõudnud kaugele. Ma kohe näitan sulle. Ja siis pool tundi ei saanud püsti. Nagu me olime rannas. Et nagu selles mõttes kohe nagu ta üritas. Et ta nagu aktiivselt üritas, mul oli fine. Et see fight juba algas maal, nagu maas. Ei, ma lõpus aitasin ikkagi teda talutada ringi. Ja siis me oleme seda rääkinud ka, aga läksime bussi peale, saime just, enne sai Ergioski hotdogi sai endale sisse, läksime siis bussi peale, et linna sõita Pirita rannast ja siis järgmine, vaatas, kohe nagu buss sõitma hakkas, vaatas mulle otsa, ma pean kettima. Ma olin okei, järgmine, lähme peatuses maha, siis ketid on ju. Meil oli 2 tüdrukut ka kaasas, tüdrukut läks siis peatuses istuma. Mina viisin Siimu taha, Siim läks hakkas kohe kettis seda kõike välja. Roosa ilust, ketšupile, just oli see roosa kaste ja kõik sellest. Ja siis tüdrukus mingi vihma sajab. Ei saja vihma, sest see oli see bussipeatuse, see seina alt oli siuke väike see oli, ja see pritsis kõik jalgadele. Pritsis pahkluud täis. Ja siis hakkasid nemad kettima, kui nad teada said, mis juhtus. See oli siuke tore. Ja siis ma arvan, roosa vihm. Mingi universumi kombe ainuke asi, mis mul oli siis anda, et seda nagu suud pühkida oli, sest selle sama Ergioskist antud tšekk selle sama hotdogi eest. Et see oli siuke mõnus poeetiline. Ja see, mis ei ima midagi. Aga vähemalt sa lükkad sellega ära. Teeb hullemaks. Et tema oli see, kellest ma laval seda rääkisin, kus me olime ekskursioonil ja siis õpetaja Smith taga ümber hotelli. Sama tüüp. Ja nüüd ta on põhiseaduskomisjoni esimees. Tead, sa ei ole kaugel tõest. Sa ei ole, ta on kõrgemal kohal kui mina ja riigi mõttes. Vaatab, suunab eurorahasid, otsustab, kuhu need lähevad. Otsustab, kes läheb vangi, kes mitte. Kes elab, kes mitte. Jah, ja siis olen mina siin. Meie rollid oleks pidanud teistpidi olema. Ma oleks pidanud isegi ettima noorena. Kui ma saaks ajast tagasi minna.
siis sa ise ketiksid. Jah, ma ütleks oma nooremana minule, et alati keti. Ajaksid näpud kurku. Jah, mina olen see jooksenda. See ongi see alternatiiv, see universum. Kas tema on siin ja teeb podcasti. Ja mina olen kuskil suure eurorahades. Hetkel Brüsselis. Ja Euroopa Komisjonis kuskil. See kumb kettis, see oli see liblike tiibade laksatus. Sellest kõik sai alguse. Ja need tüdrukud, kelle jalad said täis oksendatud, nemad on nüüd Vanilla Ninjas. ja niimoodi see käib. Ja. Kõik tegid hullu karjääri. Iganes selle oksega pihta sai. Mina olin ainukene, ma andsin veel tšekiga. Väikene droplet ja nublu. Mingi väike poiss sai pihta. Väikse roosa okse tükiga. Ja nüüd Viinene nublu. tükike läks. Oih, mis see oli? Yeah. Mingi pärast oli keegi parm astus sinna sisse kogemata. Yeah. Tal on ka maja. Ja. Tal on ka... Ta on nüüd Raivo Hein. Today everything changed. Sealt mingi... Ja mingi suva, mingi taarakotiga ja siis... Libas, jah, kogemata astus sinna roosa okse lompi sisse ja nüüd on tal helikopter ja man-pan. Ja ma olen siin stuudios. Jood pissi. Ja, sest ma suutsin eest hüpata. Yeah. Ta nagu, jah, ma olin teisel pool seda okse, seda koonust. Sa olid nagu, ei, ma ei taha küll. Ma ei taha pihta saada. Peaks tegema ka oma mingi, ma ei tea, jogurti või mingi sellise roosa, vaata, okse. Rops. Yeah. Roosa rops. Yeah. Hakkama ka müüma nagu. Tegelikult nagu Lätis oli jobi jogurt. Mis see tähendab läti keeles? Täpselt sama asja. See on see üks sõna. Yeah. Inimesed jõid mõnuga. Tehti reklaame niimoodi, kus keegi joob ja siis nõriseb mööda seda lõuga alla. Kahjuks... Joobis jogurt. Joobis jogurt. Kahjuks see... Ma ütlen, et see jogurt oli kohuke kahjuks. Jobi kohuke. Jaa. Wow. See ei ole päris see. See on, nojah, see ei... Nad olid so close to greatness. Jobi jogurt, no arvad, et meil ei oleks igas Maximas. Inimesed oleks järjekorras jobi jogurtit. Issand jumal. Ühes käes piss, teises jobi. Varm dušer. Vahepeal väike pallet cleanser pissiga ja siis proovid teist jobi jogurtit mango maitsega. Ja me teeksime maitse selle... testi erinevatele jobidele. Ja siis, no nii nagu oleks see termin, ja siis võtame pissi vahele. See oleks episood, ma juba jobi ja piss, ma juba näen seda episoodi. See oleks selline YouTube special. Sest no see peab Patreon special või mingisugune, ma ei tea, mis see, ma mõtlesingi, kas, minu peas oli, kas on mingisugust platvormi, kus nagu inimesed maksaksid, aga sa võid nagu tilli ka näidata peaaegu või nagu midagi vulgaarset, OnlyFans on olemas küll ju. Ma just ei leiutanud seda, see on olemas. Ma olin peaaegu äriidee juures. Sa oled nii lähedal, aga... Ma olin nagu jobi jogurt oli, nii lähedal. Siim oli juba ära teinud. Siim oli... Ta ongi OnlyFans asutajal. Ma isegi ei muutnud nime. Plus, jah. Riigi peaprokurör, OnlyFansi asutaja, Euroopa Komisjoni esimehe abi. Kõik tänu sellele oksele. Jah, tal oli väga mugav. Siis me jätsime ta politseiparki. Jah, nii oligi. Magama. Wow. Tulite siis Piritalt ja siis... Siin on nagu, mis politseipark on seal, kus see Stockmanni seal juures, telemaja ja raadiomaja juures. Te tulite siis bussiga ilmselt sealt ja siis vaatasid, et jätame ta. Jätsime ta põõsale magama. Tõstame ta maha, siin on hea koht. Ei, siis teine sõber
leidis ta sealt paar tundi hiljem ikka veel magas. Mina pidin koori tagasi minema. Mina pidin tagasi Lasnamäele saama. Viisin kõigepealt sinna ära, siis ma teadsin seal meil nagu inimesed hängisid ja olid. See oli meie nagu safe spoti panna ta. Jaa, ei tea, kas tal olid rahakotid ja asjad olid kõik kaasas või? Ei, kõik oli alles. Nende ärkas üles, need olid läinud? Ei olnud, kõik oli alles. Vau. Ja, tal oli uskumatu. Ei, seal ikka paar tükki vaatasid teda selles mõttes, et nagu, et midagi juhtuks. Mingid suvaparmud lihtsalt. Ei, teised noored, selles mõttes, et meil oli noorte nagu see oli see, kus inimesed käid joomas ja hängimas. Ja siis teine sõber pandis teada, et ta on pärast elus. Kalli, et nagu, et ma nägin teda lebamas seal põõsa all. Karl, mis sa tegid? Ja oli küll muuseas nii. Ta helistas mulle esimese. Ütles, et ära muretse, ta on kindlasti elus. Ta oli seal teadvusetult põõsa all. See on number 1 märk, et keegi on elus. Või kas ta läks lähedale kontrollis pulssi või midagi? Ta sai isegi tast paar sõna välja. Ta oli kommunikatiivne isegi. Ta sai kätte sõnad Roosa, Karl, tulevik ja tagasi kaamasse keelväljas. Vot. Ja sellepärast keelatigi 10-kraadised õlled. No sest mina olin ikkagi selles mõttes korralik. Mina jõin ikkagi pingviini seda džinni. No see oli ilmselgelt lastele marketitud ju. Sul oli roheline jook, neoonroheline või neoonsinine jook, lõbusa pingviini maskotiga ja mingisugune 5 eurot. Mitte 5 eurot, 5 krooni. Jaa, palun. Mitte midagi. Jah. Ja see oli see 1,5 liitrine. See mahtus täpselt koolikotti. See oli nagu pandud täpselt koolikotti. Disainitud täpselt selle jaoks. Ilmselgelt läheb ju see. Ja tol ajal nagu oli veel lubatud nagu sellise nagu metsik lääs mingis mõttes. Me läksime jooma Piritale, siis me esimene asi, kuhu me hakkasime, vaatasime, et seal üks maja, ma olin seal olnud see muidu kohtunik, motospordikohtunik, tihtipeale Pirita ringrajal juba tolleks ajaks. Ja siis ma teadsin, et seal üks maja, kus teisel korrusel nagu seal oli muidu üks vana klubihoone, siis seal ei olnud nagu, see oli suht tühi, et mõtlesime, et sinna saan minna, ja siis läksime sinna nagu ukse taha ja siis sinna oli politseikontor oli. Ja siis me mõtlesime, et me vist seal taga ei hakka jooma. See oli nagu esimene märk võib-olla, et see õhtuplaanid või nagu hommikuplaanid oleks võib-olla pidanud muutuma. Aga olime, pole probleemi, lähme randa. Ei läksime randa jooma. Hommikul oli kedagi rannas ka. Mõnus päike. Oli suvel ikka. Ei olnud. See oli, aga juba soe oli sellest mõttes, et see oli ikkagi sükene, kooliaeg oli veel, ma läksin kooli tagasi veel, aga juba see oli mingi maikuu. Jah, mai võib olla nii ja naa, et võib olla väga külm, võib olla ka väga päikeseline. Väga mõnus oli. Ma mäletan. No sest sina jäid mõõdukalt nagu. Ma jõin ka ikkagi 1,5 liitrit mingit sinist neoon. Aga mitte sinnamaani, et oleks halb. Seda küll, jah. No mingi hetk ma jätsin järgi ka sellepärast, et ma sain aru, et siin läheb, ma pean olema vastutav. Ma pean mitte uksega pihta saama. Oma eru ära rikkuma sellega. Mul oli võimalus, miks ma pean laskma mulle suhu oksendada. Mõtle, kui ta oleks mind sellega nagu linnupoega toitnud. Ma oleks praegu, kui ma oleks Trump. Ma oleks Ameerika president. Ma oleks seal juures. Äkki sul on võimalus nüüd seda parandada. Helistan Siimule, et kuule see mulle söö see hotdog äkki te saate korrata Kuidi. Jah, äkki see on ikka veel võimalik. Äkki tal on need võimed alles. Tal on niisugune maagiline okse. Ta ei ole sellest ajast saadik joonud kujutajatest. Ma tean, mingi hetk jättis järgi.
et siis ma pean ta lihtsalt purju jootma, nii et ta oksendaks. Tema elu rikun ära sellega, aga enda oma läheb korda. Nagu paremaks. Mis ongi kõige tähtsam ju. Aga siis ma peaksin nagu, kas sa tahad ka, et ma saaksin selles mõttes, et me võime mõlemad oksega pihta saada. Niisugune korralik. Ma peaks ta lihtsalt suvetuurile kutsuma. Suvetuur.ee Jah, ma ei tea, kas see aeg on juba üleval või mitte, kui oleneb, kuna see episood üles läheb, aga... ma usun, et ikka. Jah, ei ma mõtlen selles mõttes, kas tuur on käimas läbi, selles mõttes, kui ma... Aga tulge suvetuurile, kui teile tulnud ja siis, kui sa oled Siim, palun tule ja oksenda meie peale. Ja põhimõtteliselt, sa võid igal ajal nagu minna suvetuur.ee lehele ka. Võid ikka vaadata. Äkki on vahva. See viib huumoriklubi lehele. Jah. See, kuhu see viib. Ma pean uuendama. Siis kui suvetuur läbi saab, siis võib suunata kuhugi ümber mingi Rickrolliks või midagi. Siin lihtsalt kaamera, mis näitab, mida Siim teeb. Ma panen tal kuhugi sinna Brüsseli kontorisse kaamera, kui sa näed, denied, except, lihtsalt ta on 2 templit. Otsustab inimesse saata sellega. See on see, mida sa laivis näed. Muidu nädal oli mul vahepeal päris palju showsid oli asju. Käisin, ei olnud nagu isegi väga kohutavat showd. Sa ütled seda nagu, ma ei teagi. Mul oli, seal... Et isegi ei olnud väga kohutavad, et sa nagu eeldad juba. Paar tükki oli see setup oli selline, et see paberil oleks pidanud olema kohutav. Välishow vihmaga. Vihma 100 on ju. Ilma kõlariteta. Üllatusesinejad, kõik Kalku lõi. Kahjuks mitte. Isegi ei kuulnud su pantsis. Droonid lendasid üle plahvatuses. Keegi oksendas. Et kõik need asjad, aga läks hästi. Kuigi kõik need asjad oli. Kuigi üks oli, ma esinesin Kohilas. Ja siis, ma tegin mitu asja Kohila show'd, aga üks Kohila show oli küll täpselt see, et ma ei mäleta, kas me eelmine episood, see oli enne või pärast, aga sain, oli ka õues, nagu lavalt maha sain, tuli vallavanem peale, hakkas kohe vihma sadama. Et nagu mina sain kenasti puhtalt no worries, väga hea. Aga nagu ametlik osa pihta läks nagu korralik see suvine see mitte selline pidev väike seenek, suvine see kakah lihtsalt korra ära ja nüüd on pilv tühi. Et keegi seal kuivaks ei jäänud, sa ei jõua isegi, kui see pihta hakkab, sa ei jõua tuppa. See on nagu sekund ja ma tilgun. Ja siis, kui ta lõpetas, siis vihm jäi ka järgi. Täpselt sekundi. Umbes niimoodi oligi. Ma ise olin juba rongi selles, aga aja lihtsalt mõtlesin, et see oli täpselt nii. Ja väga naljakas. Ilmal oli poliitiline sõnum. Ei tea, mis erakonnas või millest seal on, aga ilmale ei meeldi seda. See nagu kunagi oli mingi uus aasta üritus vist Tallinna seal Vabaduse platsil. Mäletan hästi ammu. Ja siis oli ka, et olid mingid esinejad ja nii ja mingi, ma ei tea, mingi õhtujuht enam, mingi tege suur aplaus nendele mingi tantsupoistele või mis iganes. Tee aplaus bändile ja siis nüüd peab kõne mingi kesklinna abi linnaosa vanem, kes iganes. Siis rahvas ma olen näinud seda küll ja mitu korda, kui tuleb see, siis on nagu maha. Nagu ma ei tea, kui see tundub rahv nagu, ma ei tea, parem on ilmselt mitte neid kõnesid teha poliitikuna. Jah, olen, mis nagu üritusel see on, et kui sa oledki mingisugune, ma saan aru, et see on linna korraldatud üritus või midagi, siis sa oled see esindajana seal kohal, aga kui see on mingisugune, ja nüüd TalTechi veidra, mis see robotite võistlus. On ju robolahing.
ja siis tuleb ja nüüd tuleb teie ette Mustamäe linna peal, nagu ei ole vaja, kui ta just, kui tal ei ole robotit lahingus. Ta ei pea olema. No, okei, ma saan aru, linn annab ka ülikoolile raha. Jah, aga nagu, inimesed lihtsalt ei taha nagu näha seda. Milleks? Pluss nagu, millest sa nagu räägidki üldse või nii, mis sisu see seal on? Jah, kui korra öelda, et me oleme toetanud, meile meeldib ja nüüd väike see üllatus, et me linna poolt paneme mingisugune tonni võitjale või mis iganes üritasin. Okei, ma saan aru. Vähemalt üllatus või, et me laseme see, kes saab 3. koha, nädal aega ei saa parkimistrahve. Cool, teeme selle ära. Seda võiks rohkem mingi auhindadeks olla. Mingi väiksemaid siuke, et trahve ei saa mingit asjadest. Mingi see päev on sul purge põhimõtteliselt. No mitte nagu crazy'lt, aga. Midagi, mis on kasulik nagu päriselt tavainimesele. Parkimistrahvi ei saa. Saad võid parkida haljas alale, purskkaevu ükskõik kus. Nädalaks või kuuks ajaks saad selle invakaardi. Võid invakohtadele parkida, palun. Pane hullu. See võikski olla nii, et küsid inimestelt, et mida sa tahad, siis keegi ütleb, ma tahan inva kohal parkida ja siis on, et saab tehtud küll. No, kas ma saan invakaardi? Ja siis ei, ja siis kutsub mingid suured mehed välja, kes peksavad ta lihtsalt vigaseks. Mis juhtub ja esimese asjana kurikaga lendab jalad alt. Ai, mitte see. Tahtsid ju. Antakse talle see kaart. Aitäh, Mustamäe linnaosavalitsus. Aga ma ei tunne oma jalgu ju enam. Ja see ongi point, jah. See peab olema usutav. See peab olema nii, et sa auto ukse lahti teed, sa kukud välja. Sest see on see, mida mina eeldan, kui ma näen, et keegi inva kohale pargib. Sa pead autost poheni roomama. See on see, mida ma nagu miinimum ma tahan näha. Et sul on väike nöör üle, et sa tõmbad ennast nööri mööda auto istmele tagasi. Et muidu keegi tuleb lihtsalt välja nagu kõnnib poodis. Aga veel swaggeriga ka või? Väikene, näed, et tal nagu sära silmas. Lähed juurde, et nagu vabandage, mis teil viga on? Ma jälgisin küll. Me näeme seda invakaarti sealt. No seda tõesti jah, et noh, ma ei ole nagu jah, kunagi näinud sellist asja, nagu sa kirjeldasid. Et keegi nagu roomab sinna. Ma olen näinud ratastoolis, okei. Sellist, et ongi nagu see, et tuleb välja. See nagu siukene väikene see, mis tal oligi nagu, ta põhimõtteliselt ei olnud jalgu. Aga tal olid nagu attachable jalad. Ta siis pani nagu, tuli autost välja sellest ja siis pani jalad külge. See oli huvitav. Väike lisasamm. Aga ei muidu jah. Ma saan aru, et see ei peagi olema. Seal on tegelikult väiksed asjad ka, mille eest saab üldse olla ja seal on nagu väga, väga teised asjad. Sul võib olla näiteks ema mul, eks ole, on rulaatoriga ja mis iganes. Siis kui seda kuhugi viid, siis tehniliselt sul on ka see olemas ja nii edasi. Need on päris põhjused, ma tean, aga ma olen lihtne inimene. Ma eeldaksin lihtsalt. Ma näen seda. Visuaalsed. Kui ma nägin neid jalad olid nagu need bladed. Seda tüüpi, mitte nagu isegi nagu seda, aga tal olid shortsid ja siis blade'id all. See Pistorius. Nagu need, jah. Aga ma nägingi, et ta oli seal otse, et ma nägin, et okei, sina võid. Cool. Lase minna. No huvitav, et miks need selle kujuga on, et ilmselgelt see on siis nagu kõige mõttekam. Pidi ergonoomiline olema, sest kui vaadata, kui need jooksevad ainult nendega, nagu need on all, siis need on kiirem kui tava jooksjatel minu meelest. Sest nad on nagu bounce imad.
saad nagu see stride või nagu see vahe jalgade vahe on nagu suurem ja siis sa saad nagu äkki tänu sellele vist kiirem. Pistoriusel ka hea. Saab oma girlfriend'i maha lasta ja siis politsei eest ära joosta. Keegi järgi ei jõua. No ta lasi vetsus vist ju. See oli ka. Ma täpselt ei... Ka minu meelest ta oli WC, siis läbi ukse lasi maha. Okei. Et tema oli vetsus või? Jah, vist küll. Ja siis... Ta oli pumbaga potil. No see on arusaadav, vaata. Tuleb koputama, kaua sul läheb seal? No türa küll. Midagi siukest. See on ainus koht, kus ma rahu saan. Ja sa tuled ka. No sa oled pool tundi seal olnud. No mine. Meil on teine vets ka. Ma olen Pistorius, meil on suur. Ma eeldan, et meil on suht palju neid. Ma nimelt ostsin mingi sellise maja 16 vetsuga, et sa raisk mulle pinda ei käi. Ja ma ütlesin ära, tule neisse 4 vetsu. Sul on 12 vetsu, kui sa seda asju teha. Ära tule mind torkima, sa näed, et ma võtsin pumppüssi. Ma tahtsin näed, miks sa tulid seal pumba vetsu torkima. See on see pildikene, mitte see, et väike pissiv poiss, vaid nagu pumppüssi ukse peal. Sa tead, mis siin on. Mille jaoks sa arvad, et ma kasutan? Arvad, et ma lasen oma junni tükkideks? Vaatab potti ja siis see on ikka eriti ränk. See on vihakuritegu. See ei piisa vee peale laskmisest. Võib-olla teemoni peab tapma. Tal oli nii kohutav junn, et ta oli, et tead mis või? Pigem ma pean oma tüdruksõbra ära tapma. Muidu kõik räägivad sellest junnist, ei lähe veega. Siin on vähemalt, ma lähen pigem vangi. Mõrva eest. Kui need inimesed sellest junnist räägivad. Mis siin juhub? Nii palju hullem asjad. Kui see, mis potis vastu vaatab. Holy shit. Ma arvan, et ega ei saa hukka mõista, kui sa ise pole selles olukorras olnud. Ei no mul on paar siukest junni olnud küll. Kas sa oled kunagi, ma olen seda teinud, et ma olen pidanud selle harjaga nagu juppideks tegema enne, kui ma nagu, sest see ei läinud alla. Damn. Siis see hari oli harja viskasid minema pärast. ei, see oli avalik vets. Aga pärast harjaga ma lihtsalt lasin selle, kui panin ta sinna all, mis kraaniga, ma isegi panin sellesse WC-potti, siis laseb flashid nagu peale. See laseb suht suure selle vungiga laseb tühja. Ei noh. Ega ma ei saagi nagu niimoodi, ma tampisin selle. Selle harjaga oli varem ka asju tehtud. Ei no muidugi jah. Või siis, kui see on avalik vett, siis võib-olla seda harja polnud kunagi kasutatud. Ma ei olnud kahvli ja noaga, et vabanda. Ei, avalikud retsid, jah. Mõnikord, no ma saan aru, kui sa näiteks, ma ei tea, kused mööda või midagi ikka juhtub, on ju, aga seda on nagu tihti näinud, kus keegi lihtsalt nagu kuseb potti ja siis ei lase vett peale. Lihtsalt jätab selle niimoodi sinna. See on ka nagu huvitav mõtteviis või nagu. Ma nägin alles paar päeva tagasi, mul oli see sügavalt meelde ka, kohas olid pissuaarik, kus on see, et sa pidid ise nagu peale vett laskma eest, vaata. Muidu jäi see, mis seal oli, on ju. Vee see. Ja siis keegi oli nagu, kellega ei neerudega nagu tõsine probleem oli enne mind olnud. Siis seal oli nagu see vaht kobrutas lihtsalt. Nagu vahune kusine, nagu, et oh my god, nagu mis... Tahaksid öelda, kes see viimane oli, et teil on arsti juurde vähe, see ei ole normaalne, mis siin toimub. Aga kas see tähendab siis, et see on midagi viga? Ei no tegelikult ei pruugi, ta võis lihtsalt väga tugeva õhk võis vahele tulla. Aga see oli nagu pikalt olnud, see võiks nagu õhuga ära minna. Pissib latte vahtu seal lihtsalt. Muidu on mingi vaht on, et sul vist tuleb see proteiin või valk tuleb nagu läbi. Kuskil mingi sukene võib-olla. Tuleb palju. Aga see on jälle see, palju valku. Sa ei saa ise, mitte selles mõttes palju valku, aga... Mingi jõuksi vend tuleb jooksib, oota sa kused, oota, tuleb, hüppab suuga ette. See on hea üli. Vaja homme rinnalt suruda. Proteiini vaja. See on parem, ma ei jaksa enam neid shake'e.
ainult palun lihtsalt kuse suu. Jaa. Oota, ära raisku! See on nii vahune, see on nii proteiinine. Hüppab niimoodi. Selle joa ette. See Whitney Houstoni laul mängib. Lõpuks ta on see, et ära üldse suhu, nagu ära, pane juba suhu ära see mul siin. Lase otse, ma tean, et ükski tilk mööda läheb. Järgmine kord, kui sul kusekas on, helista mulle. Olen liigun autol. Tulen kohal. Või pane pudelisse. ja ma hiljem tulen järgi. Ma vahu korda peale ei näe. Aga see on jälle see asi, kus sa võid nagu väga arvata, et oi ei, ala, et mul on midagi pekkis, aga lihtsalt sul nagu tugev juga. Ja siis tuleb õhk vahele. Oxygenated piss. See ongi see, mis Mattias teeb. Paneb nendesse purkidesse. Päris palju õhku vahele. Tehniliselt, kui piisavalt palju juua seda nagu vett, siis sul tulebki suht ju, ongi läbipaistev. No Mattis ongi, tal on lihtsalt, tal on voolik kurgus. Kui Mattis oleks aus ja ütleks, et kogu pissi see ongi see, et nad pumpavad vett temast läbi. Ma arvan, et inimesed nagu tunneks rohkem kaasa ja võib-olla ostaks rohkem pissi. Jah, inimesed maksaks kindlasti, nad oleks nõus rohkem maksma. Ma arvan küll. Jah, nad on nagu, see on läbinud Mattiase organismi. Damn. Tead, kelle pissi ma tegelikult tahaks või? Oota, las ma mõtlen nüüd. Kes see võiks olla? Kristjan Jõekalda? Siim. Okei. Mõtle, kui okse teeb seda. Ja. Mis siis, kui ta mul veel peale kuseb? Mõtle, Eurojackpot või? Mõtle, ei no muidugi. Mõtle, kui ta veel suhu kuseb. Palju proteiini ja karjäär. Ja raha. Ja. See oleks ju see. Jah. Homme jood kust ja ülehomme hostid Oscareid. Olen Eurotsoonis kõva tegija. Esimene tilk maandub keele peal ja siis juba tuleb mingi notification. Hei Karl, kirjutame siit from the Hollywood Film Academy. Ma mõtlesin rohkem kirjutama, et tere, et oleme siin Saksa riik, et Mertsil päriselt on nagu nõrk positsioon, et võtsime midagi tugevat sinna asemele ja mul on tunne, et sul on õige karakter, et meestis on Siimu Kust nõus jooma. On täpselt see, keda Saksa riik otsib ette otsa, et tahaksid sa tulla äkki riigi valitseja. Ma ei ole isegi sakslane, tead, pole probleemi. Saame kõik korda. Sa tahaksid olla special envoy to mingi Russia. See mingi special negotiator. Ja riiki sisse ei lubata siin taga. Raha saad küll kahest. Aga ma mäletan kunagi, sa rääkisid nendest jubedatest vetsukogemustest. Ma mäletan kunagi lapsena või millalgi mul hästi veider kogemus oli, kus ma sõin nagu mingid maasikaid, on ju. Ja siis, osad maasikad olid nagu vist suht toored, et mingi üleni valged peaaegu. Aga ma sõin ikka, vaata, ma ütlesin, et Ikka, lapsena sa mõtled, mis see? Jah, ikka jah. Tahad maasikat süüa, kahju nagu raisata ka. Siis pärast käisin sital ja siis nagu legit ma vaatan nagu see üks maasikas on nagu lihtsalt ühes tükis nagu läbi käinud. Nagu täiesti nagu Keha oli nagu, et ain't touching that. Null seedimist. Nagu isegi tundub nagu mälutud ei olnud, et see nagu tagasi, nagu Terminaator, see jupp tagasi. Ja, et ta kuidagi regenereerus isegi. Nägi värskem välja pärast. Selle mõnus uue väetise seest lõpuks hakkas kasvama. Et see oli nagu küll veider. See nagu niuke asi, mis tundub, et ei tohiks võimalik olla isegi. Ja meil on mingid asjad, mis tulevad niimoodi välja. Paneb nagu uskuma sind kummitustesse ja tulnukatesse ja kõik. Ei mis ei ole seeditud, münte ja mis iganes asju ikka peaks ju tulema välja ja niimoodi. Ja mingi, ma ei tea, mis ma olen, mingi
noorena mul oli, ma ei tea, kas see tuli välja, ma eeldaks, et see tuleb välja, aga mul on olnud seda, et tead, see üks kõige levinum õudusunenägu igas kultuuris on see, et sul kukuvad hambad suust välja. Ja mul üks öö kukkusidki. Nägin unes seda ja siis olidki piimahambad olid suust paar tükki välja tulnud läbi une. Ja siis ma neelasin ühe neist alla ka. Ma eeldan, et see tuli välja pärast samamoodi. Yeah. Mitte, mul on kuskil kõhus üks lisahammas nagu linnud, linnudel on see, et nad neelavad kive, osad linnud, ja siin on eraldi niisugune väikene pouch või väikene kotikene, kus siis ongi selleks need kivid, et siis see nagu mälub toitu läbi paremini, et tal on oma niisugune väike hakklihamasin siin kõrvis kividest, kasutab kive ära. Sest elu ongi kogu aeg, terve elu on kivid. Põhimõtteliselt küll, sest neil ju ela hambaid, see just, ma ei tea, mingi hani ei ole. Hane ja luige suhu oled vaadanud kunagi või? Hirmutav. Ja see öeldakse, et ära kingitud hobuse suhu vaata. ära kunagi hane suhu vaata. Täielik nightmare fuel. Neil on hambad, teravad hambad sees. Ja tead, mul see suvi tegelikult oli plaanis. Mõned asjad, mis teha, et käia Ruhnul ja vaadata hanele suhu ja minna Pühajärve äärde. Ja selle hane tõmban maha. Vana hea jaanipäeva traditsioon, sõnajala õitu otsime ja siis vaatad hanele suhu. Kõlavad nagu metafoorid mulle. Ei no ma sõnajala õitu leidnud ja siis ma püüdin üksi öö selle hanele suhu vaata. Okei. Edu sellega, Siim. Ei tea, kas mingitel soofiilidel on ka niuke ütlus, et ära hanele kunagi suhu anna. Lihtsalt see ei ole seda väärt. Mälub ära. Tõmbab. No nad on vihased loomad ka. Ei no kui ei luiged ka, luige tiivalöök peaks olema nii tugev, et inimluud murda ju. Mis ta siis veel riistaga teeb, kui ei meeldi? No ei taha isegi ette kujutada. Ma ka ei taha teada. Hammustab otsast. Samas seda nagu pealt näha võiks ikka. No kõrvalt või? No tead seda ütlust, et hane selga vesi või? Sama, luige suhu noks või mingi. Nagu luige suhu noks. Sama see. See näed, kuidas keegi läheb saiaga mingit luike toitma seal Kadrioru luigetiigi ääres ja siis luik lihtsalt teeb väikese pilgutab silma. Ja väike switch ja left turn tõmbab hoopis riista ära. Ma mõtlesin, et hani tõmbab lõksu. Teeb kõik sai või? Ma ei tea. Ja siis üks asi viib teiseni. Hani viib su välja. See luik viib su välja Kadriorus kuhugi mõnusasse kohvikusse, sa vaatad luigele sügavalt silma, aga siis oletegi paviloni taga, sul on püksid rebadel, hani on seal, see luik on, ma ütlen hani sellepärast, et hani luige kostüümis. See on, see on meta. Deception läheb nii sügavale. Ja siis ongi et ja siis juba hakkab panema seda riista suhu ja siis hani teibab luige kostüümi ära, ja siis ma ei tea, mis häält hanet teevad, ma ei tea, jah. Midagi niukest. Midagi, jah. Kunagi on üks mäng on soovitan, Silly Goose Game. Ja mängu ülesange sa oled hani ja sa pead võimalikult palju pahandust korraldama. Lükkad asju, varastad võtmeid, siukene lihtsalt teed. Sul on võimalik honkida. Ja. Tundub lõbus mäng. Ja. See on minu hani. Mõtle, ma ei tea, kui täpne see on, aga Honey, I'm home. See on päris hea hani, ma arvan. Honey, I'm home. Ja siis on jälle see, et see võtab. Mitte see hani. Teine hani. Nägin ükskord videot, kuidas hani ja känguru kaklesid. Mis on selline match-up, mille peale ei tulekski võib-olla, aga nii palju, kui ma sealt videost nägin, see lühike klipp, aga nad seal mingi rabelesid veits. Tundus, et kummalgi ei ole otseselt eelist. Aga siis see känguru nagu võttis tast kinni ja siis nagu
kallutas end saba peale ja siis pani jalgadega, lõi hane niimoodi minema kaadrist ja siis sellega see video lõppes. jah, sest see hani oli surnud. Nad ei saanud näidata seda, mis hanest alles jäi. Holy. Tead, võib-olla ta ise alustas. Ei, sorry, et ma ei, haned tõenäoliselt alustavad küll. Me käisin Helsingi loomaaias ja seal on igal pool suured sildid ka, sest seal on see hanede kudemisala ja on see, et on nagu, ongi rohkem neid silte kui muid silte, et kui lähedale lähed ja hani sul häält teeb, vaata, et siis mine tagasi, et et ta varsti ründab. Aga need haned olid kõikjal ja nad kogu aeg karjusid su peal, ükskõik kuhu sa läksid, seal oli nagu see, et aga ma siis ei tohigi olla siin saarel või nagu ma tahan lõvi näha. Aga nagu reaalselt haned valvasid lõvisid. Ja nad olid mulle kuskil ikkagi, ma ei tea, allapoole põlve, et nad olid väiksed haned. Ma oleks nendega hakkama saanud küll. Aga samas ma saan aru. Seda sa arvad, vaata. Ma suudaks ikka paar hane drop kikkida. See oleks nagu hea. Ei nagu minu image'ile ega hanedele. Kui seda filmitakse, oleks halb. Ja ilmselt traumeeriks lapsi ka. Aga nagu ma saaks, ma arvan, paari hanega hakkama küll. Ja. Sa oleksid nagu see Eesti kukeseene müüja seal Soomes. Politseiga võitles. Why finish kuus? Fuck is to. I want lawyer. Lihtsalt sa oled, paar tükki lööd ära ja siis tuleb mingi 20 tükki veel. Oledki seal hane parve all lihtsalt. Jah, aga why finish police? Fuck Estonia. Ma kasutan seda fraasi väga palju oma sõpradega nagu eraelus, kogu aeg on põhifraas. Jah, pluss ka suhtlusel Soome politseiga, mida tuleb tihti ette. Piiril, alati. Kui ma läksin sinna Helsingisse loomaaeda, siis mind võeti maha, valiti välja, random check. Mul ei olnud midagi kaasas, ma oli see random check ikka või. Siis ütled, et why always fuck Estonia, sest nad oli seal. Fair point, laseme su lahti. Ja see oli üks väheseid kordi, kui narkokoer ei olnud. Koerad lasevad mööda, mul ei ole midagi, aga inimesed kahtlustavad mind. Mul oli, isegi ma esinesin ühel kooli sama riietusega ühel kooli siis lõpuaktusel ja 3 erinevat inimest tulid küsima, mida ma siin nillin põhimõtteliselt. Aga nii nende kui enda kaitseks ma peitsin ennast põõsas. Sest ma ei tahtnud olla nagu, seal oli, mul ei olnud kuskil, ma olin kogu aeg muidu vaates sees, aga siis ma olin lihtsalt nagu seal oli üks põõsa, siis ma olin nagu selle põõsa sees, vaatan nagu aktust põõsast pealt. Ja ma saan aru, miks turvamees tuleb ja küsib, vabandage härra, nagu, mida te teete, võtke käsi taskust välja. Ma saan nagu aru, miks tuldi küsima. Kas milline see turvamees oli? Kas ta oli mingi vana, mingi niuke rauk või? Kõigepealt tuli siis täpselt, kui ma ütlen sulle terminit garderoobimutike. Tema oli esimene, kes tuli. Nagu sa tead täpselt kellega. Turvamees oli noorem härra habemega. Ja siis 3. oli üks õpetaja. Okay. Aga kas see turvamees nägi välja, nagu ta saaks vajadusel midagi ette võtta? Või tüüpilised turvamehed on sellist, see sureb ise ära. Ta nägi välja, nagu ta saaks helistada kellelegi. Ta saaks abijõud kohale, ta nägi piisavalt selles mõttes pädev välja, et ta saaks netti kirjutada vähe või Redditisse. Palun abi. Siin on mingi kahtlane tüüp põõsas lõpuaktusel. Põõsas niimoodi väriseb, sahiseb. Ma ei tea, mis ta teeb. Aga ma ei julge lähedale minna. Siis politsei jõuab kohale just sel hetk, kui sa nagu lavale lähed. Ja ta tuleb, ma olen Karl ja siis politsei samal hetkel tuleb seljad, paneb käed up. Ja see oli mu set. See oli hea, aitäh. Kõik on nagu, see oli väga hea minut. Ma saadan arve pärast. Nagu politsei ja kõik oli ka kohal. Kõik oli, kas see oli ta nii planeeris selle seti läbi? Kas need olid näitlejad või mis?
nii hästi tehtud. Lõpuaktusele kutsuti stripparid. Politsei outfitis. Jah. Peaks pulmad ja see poissmeeste peoõhtu teema rohkem olema. Fun times. Mis sa ütlesid talle siis, kui ta küsis? Ei, ma seletasin, et ma olen esinemas. Jaa. Nagu, kas mees ei või oodata oma esinemist põõsas või? Mis siin veidrat on? Ja siis ma minu meelest põõsas olemisel pole nagu midagi veidrat. Ma viisin ükskord oma purjus sõbra sinna ja läksin ise kooli tagasi. Mis seal veidrat on? Jah, ta isegi jooksendab mu peale. Oli häiriv. Ma arvad, et ma oleks siin põõsas praegu. Peitmas ennast. Nende laste eest. Kui Siim oleks mulle ühe korra peale oksendab. Ei, aga siin me mõlemas nüüd oleme põõsas. Ma ei ole isegi üksi põõsas. Sina pead minuga koos põõsas nüüd olema. Kuramees on, aga kus ma tean, et te siin esinemas olete? No te ei öelnud seda, ta uskus kohe. Aga kui ta oleks küsinud, siis ma helistan mõnele lapsele. Nad tõestavad, et ma olen siin põhjusega. See, et nagu ootales, ma lähen varsti lavale. Oodake. Ma tean, et me oleme juba üle aja olnud, aga varsti kutsutakse. Läks ka kauem. Teil oli nii palju aukirju väljanud. Nii tublid õpilased kõik siis. Jaa. Ja siis siis olin mina. Jah, oleks läinud kuhugi, ma ei tea, mingi puiatusse või nii, siis oleks kohe lavale saanud. Pare, et ja selle õppeaasta kõige parem maksahaak. Remo. Remo kahjuks meiega täna siin ei ole, ta on hetkel kinnipidamisasutuses, sest ta sai just 16. Aga viimase aasta kõige parem prügikasti süütamine. Võitsid koostööna Kennet ja Sten Robertson. Aga siinkohal tahaks anda ka eriauhinna kõige rohkem tossu prügikastist. Markus Aurelius. Samas, kui see nimi on Markus Aurelius, sa ei saa olla paha. Sa ei saa kiusaja olla, sind kiusatakse. Jah, oleneb, kas teised nimed on ka mingi mis see perekonnanimi, kui see Julius Marianus Caesar Markus Aurelius on jah päriselt on okei. Siis on nagu keisri nime. Keda siin. Aga jah, kui ülejäänud on mingi, ma ei tea, Uku ja Tom, siis jah, võib-olla siin kiusad. Ja seda küll, jah. Kui sa oled Septimusega koos, siis me teame, kelle pinale läheb, aga kui on tõesti Markus Aurelius, Tõnu, Madis ja Gunnar, siis on pekkis. Seni kuni see, Markus ise on juba siukene, et sa oled piiri peal. Aga kuna sa veel tead, et Markus Aurelius ka. Oi. Aga kui sa oled Gunnar, siis ma eeldan, et sul on mingi mullet ja nahkvest. Isegi kui sa oled 8-aastane. Sul on 8-aastane, sul on see pervavunts olemas. Sa tuled nagu käid ringi. Valgus, sinihele roheline. Valgus. Peaks vaatama nimede statistikast. See on täiesti nagu leitav. Ongi vist Statistikaameti koduleheküljel. Äkki saad vaadata palju mis nimega nagu inimesi on Eestis. Kui sa nagu tänapäeval saad lapse, vaatad talle otsa, mõtled, mis ta nimi on, millega ta peab elu lõpuni olema.
kas sa nagu tänapäeval paned Gunnar oma lapsele nimeks? See ei ole väga levinud, sa ei pane Marcus Aurelius ka ilmselt. Kuigi see ütleb minu kohta väga palju, et minu go-to nimi, mul oli kiiresti vaja nime, keegi, kes on puiatus ja mul tuli keisri nimi. Nii, Karla on connected. No Marcus Aurelius tundub, et sa võid just olla täpselt, et sa oled mingist fancy'st perest, et sa võid täielik nagu vitt olla. ja seda küll. Täiesti kasvatamatu lihtsalt lapsena kõiki asju on sul lubatud teha nagu lihtsalt kohutav. Aga samas siis tõenäoliselt sa oled nii rikkast perest, et siis sa ei satu puiatusse, vaata, et siin nagu vingerdatakse välja ikkagi. Puiatus ei ole mingisugune finantskuritegude osakond. Sa ei olnud nagu ei pullinud toiduraha välja, vaid sa tegid nagu sööklale maksupettuse. Et seda nagu ei ole vist. Viimsi lapsed ei satu puiatusse, ma arvan. Jah, võib-olla. Nii, eesnime statistika. Nii. Tead, et täna on 8. juuni, kui me seda lindistame. Täna on Endla nimepäev. Endla? Jaa. Nimede statistika annab kohe sulle, kelle nimepäev on. Wow. Endla. Palju õnne nimepäeva puhul. Endla tänav. Ega ma isiklikult kedagi Endla nimelist ei teagi. 2026 aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Endla 380 naisel. Kõige populaarsem on eesnimi Endla vanuserühmas 85+. Väga palju ei ole mul tutvusringkonnad 85+ inimesi. Gunnar. Gunnari seisuga eesnimi Gunnar 826 mehel. Ja Gunnar on populaarsuses 196 mehe nimi. Gunnar on keskmiselt 54 aasta vanune. Täpselt õige. Makes sense. Ja enamus on mais sündinud. Mai Gunnar. Ja mis sa arvad, mis maakonnas on kõige rohkem Gunnareid? Ma mõtlen, mingi Järvamaa. Õige vastus on Viljandi maakonnas, Viljandi Gunnaris, jah. No, lähedale. Vanuses 15-19 kõige vähem Gunnareid. 2. 0,43. 0,43. Ma ei tea, mis see... see on sagedus 10 000 elaniku kohta. Okei, see on niimoodi pandud. Väga veider. Jah. Ja niimoodi ei ole lihtsalt öeldud, et... Mitu on või? Jaa. Ei. Kahju. Võiks ikka... No ma saan selle matemaatika teha. Jaa. Aga see ei ole ka nagu hullu. Aga 0-14, seal on siis rohkem Gunnareid, jah? Muuseas on. 0-14 on populaarsemel, see on 0,51. 10-14 on ka 0,82. Ja 20-24 seal on üks, nii et vähemalt üks elanik. Läheb üks iga 10 000. Tundub, et Gunnar vahepeal oli siis madalseisusega, võib-olla nüüd teeb väikest comebacki, on ju. Teeme huvi pärast Markus, lihtsalt Markus. C-ga. Markus on ka naise nimi, tuleb välja. Wow. Jaa. Aga... Tõesti. Siin on kirjas, aga alla 5 naisel on Markus. Populaarsus 53. mehe nimi ja 8171 esimene naise nimi. Ja Markus on keskmiselt 19-aastane. Tundub ka selline loogiline või nagu... Päris palju, jah. 2670 mehel on nimi Markus. Kas see on nagu siis ühe kirjapildi kohta või on seal arvestatud näiteks, et Markus 1 K-ga, 2 K-ga või C-ga? Ma arvan, et see on ühe pildi ja selle järgi ma vaatan, kui ma panen näiteks 2 K-ga kohe. Aurelius Markus on ainult 6 mehel. No, võt. Aga see tähendab, et kuskil võib olla Markus Aurelius. Üks on see tüüp sealt Aripitist. See, kes pani endal midagi perse tänaval. Markus 2 K-ga on 178 mehel näiteks.
et ikkagi on, aga neid on ainult 35–39 on kõige vanemad. Kõige vanem on jah, seal rühmas. Aga Markus 3K-ga. Mark Kukluks. Ja ei ole vähem kui 5. Siis statistikat ei ole. Mis on huvitav, ma vaatan korra, kas kui on alla 5 nime, siis statistika puudub. Ja mis see oli, Markus C-ga või? Ei, see oli see 3K-ga. Kurat. No ma arvan, peale seda osa äkki mõni tuleb. Minu nimega ka vähem kui 5, nii et. Aga vaatame Ardot. Karl Alari. Huvi pärast. 471 mehel. Populaarsus 303 mehe nimi. Ja ka igas vanuserühmas on. Keskmiselt on 41 aastane. No võt, täiesti täppi, jah. Kas sa tunned ennast nagu 41? Ma ei teagi, mis ma tunnen. Ma ütleks, et vaimselt ei ole väga mingit arengut toimunud viimase mingi 10 aasta jooksul, nii et ma võiks olla 22–25 või midagi sellist. Bioloogiliselt ma ei tea. Okay. Ma ei tea, mille järgi seda bioloogilist nii öelda. Jaa, ma arvan, et... Sõrmeküüte kasvu kiirus järgi. Ma arvan, et ma bioloogiliselt olen sama, mis ma kronoloogiliselt olen. Oh, wow. Wow. Ehk siis Bearly 34. Bearly 34. Bearly liiga. Yeah. Mõtlen, kas on mõni nimi veel, mida peaks vaatama. Gunnarit vaatasime. Rohkem ei ole vist isegi sükest. Ma ei tea. Mis on süke nimi, mis nagu... No sa tead, et ta Bulliks. Siim. Siim. Siim on kindlasti üks popimaid nimesid. Populaarsus 42. nimi. Wow. 2965 mehel on nimi Siim. Kaasa arvatud sinu sõbral. Siimud väga edukad mehed. Üks kuulus Siim oli üks Eesti YouTuber, kes elab Kagu-Aasias, Filipiinidel elas. Oli mingi tüüp Siim, mingi roosipuu äkki või lihtsalt roos või roosi. Igatahes ta elas seal, ta oli isegi naine ja laps, on ju. Ja siis tema põhimõtteliselt content oli see, et ta käib lihtsalt ringi mingi, teloga, paneb mingi telo kohalikele näkku ja mingi, näitab enam-vähem, et näe, vaata, kus need siin nii... Ma vaata, kui halb siin on. Ja siis käis nagu, veits pervomas ka nagu, vaata, et mingi käis mingites külades ringi, vaatas mingi see majja sisse, kus mingid lapsed istusid ja siis oli seal nagu, wow, so many beautiful women here. Okay. Mingi hetk nendel filipiinlastel sai kõrini temast, siis ta vist saadeti riigist välja. Okay. Et tal oli päris suur konto, nagu päris korralik hulk jälgijaid ja vaatamisi. Aga lihtsalt oligi see, et kus ta käis ringis, pervos mingeid naisi ja naisi on nagu nii-öelda liberaalselt võib-olla öeldud, et suur osa olid ja võib-olla 12-aastased ka. Pervis lapsi selge. Väga Eesti content. Ja siis käis Peak Estonia content. Ja siis ta käis igasugu inimestega rääkis, mingi transseksuaalidega rääkis mingi rääkis so you are tranny või midagi sellist ja siis ja siis are you offended I say this ja siis räägib no I'm not mis iganes offended ja siis läks mingi teise naise juurde küsis so are you real one Okei, jah, wow. Et nagu huvitav content, ütleme niimoodi. Aga mis oli ka lahe, oli see, et ta tegi sellist, sellist kahtlast pervovärki, on ju. Ja siis number 1 asi, mis nagu kommentaarides inimesi häiris. Number 1 asi oli see, et kõik kirjutasid, et his accent is terrible. Nagu sa võid olla sa võid lapsi creepida on ju ja mingid transseksuaalide juurde minna so are you real one or...
no sama, kui ta oleks teinud seda so which one of you little girls is the prettiest one of all kõigest nagu okei norm content so do you have a dick madam see oleks fine olnud perchance you might have a penis is your vagina real or constructed out of a penis is it permissible to ask you if I was ever so bold to perhaps stipulate that you are not a real woman, but a fake transsexual one. Ja siis see oli muuseas meie YouTube kinni minemas. Aga see on see lõpus see, mida ta suudab ära tuvastada. Aga... But hey, so are you real one? Are you real one? So many beautiful ladies. See on lihtsalt selline klassik tõeline nagu Eesti niuke selline kelo vaata lihtsalt robustselt. Kas teil mingi hetk why are all the women so short here? It's because they are children. They are child. It's a child. It's not a woman, it's child. Filipino women so small. No, it's children. You are creeping children. Ma ei tea, mis aktsent siis. You are a creeping children. Why you want to fuck the child? Paolo. Why you do this? Aga ta läks seal vahepeal läks mingite veits vanemate ikkagi laste juurde. I will come inside of your house. No, ei seda. Vähemalt oli house. Sa räägid, et käis ja vaatas majadesse sisse. Seal tuligi, ma sain aru, et see laus algus. Ja siis mingi istus mingi kooli vormis tüdrukute kõrvale ja mingi how old are you? Wow, so beautiful. But accent weird. Esimene asi. His accent is terrible. It's giving me the ick, it really is. Quite abominable. Sellepärast sul ei saakski kunagi olla mingit Bondi kurikaela, kes on nagu eestlane. Sest kui ta hakkab seda mingit, vaata seda kõnet pidama, vaata kui Bond on kätte saadud, siis ta hakkab rääkima seda villain speech, siis Bond on just kill me now. So, I have been expecting you, my friend. So, you've been very, very naughty with my plans. Yes, Mr. Bond, yes. You, Mr. Bond, yes. Please answer me, Mr. Bond. I don't like to talk to people, but I make exception for you, my friend. Do you expect me to talk? Actually, it would be good if you would be quiet. But just to make sure, you are Mr. Bond, yes. I got right person. Yes, the name's Bond. Okay, that's enough. Yes. James. Okay. Do you intend to torture me with your accent? What? You can understand everything I say. Yes, but it's quite unpleasant. I feel like I'm Do I need to slow down for you? No, please don't. I can. Please don't. Please. But would you tell me the codes for the... Yes. Please stop. I will tell you everything. The code. So, nuclear codes, yes? Code is Alpha Bravo Kilo 175. Thank you very much. Please, put me out of my misery. Do you know, maybe you have relatives in Estonia, yes? No. Please, kill me. Kill me with a laser. Would you like to go and ride bicycle on Muhu? With me? Mr. Connery. Sorry, I mean Mr. James. James, you want to go to Muhu with me? I want to apologize for whatever I have done that God has punished me by having me listen to you. No worries. I leave you to my assistant, Paolo.
Hello, Mr. Bond. It's good to see you, my friend. Oh, much better. So I'm going to start to torture you now, yes? Yes, please. Yes. So, what is Italy known for? Is it pizza or pasta or lasagna? Well, actually, I got this Finnish man to talk to you for the next 2.5 hours. Yes, we're gonna have a good time. I'm gonna eat the pasta, the pizza, the lasagna, and you look at me, and then maybe I'll laser your cock off. Yes. Yes. Here is Timo coming. Well, hello there. My friend James Bond, I here to do good talk to you, and together we make future, yes? All right. You are slightly better than the Estonian one. You're almost tolerable. Okei, ma ei tea, kuhu see bitt isegi. Well, we have the nuclear codes. You can kill me now. No, maybe sauna first. Yes, okay, sauna first. Just don't bring the Estonian guy back. I can't take any more of this accent. But you understood everything quite fine, yes? That's what made it worse. aga ma arvan, et see tüübi kanal vist on veel alles. Et ta läks kuhugi teise riiki. Vist Taisse. Okay, jah. Ilmselt Taisse, et seal on valikut veel rohkem, saab veel rohkem küsida nagu inimestelt. Are you the real one? Seal on palju nuputamist. Yeah, I got 5 people from the 5 people, and we'll see which one is the ladyboy. Yeah. Shock reveal the whole hour. Twist ending. Yeah. Ta on nagu, et ma pean nad kõik läbi nikkuma, et teada saama. Siiani kõik on ladyboyd, aga ma jätkan oma ristiretke, et leida, et kas on ka mõni päris. Kas on ka mõni päris. Yeah. Aga tal ongi särgid, are you the real one? Yeah. Mina müüks seda särgi. Yeah, täpselt. Are you the real one? Või a real one, are you a real one? Yeah. see oleks jah, kui me oleks tema asemel, siis kindlasti see merch. See oleks väga hea, ta peakski nagu liinima in. Me peaks tegema selle episoodiga lihtsalt selle särgi, are you a real one? Yeah. Ja minema küsitlema inimesi. Me ei pääsi seda tegema, tema teeb ära. Jaa, saadamegi Siimu, saadame drag show'le. Jaa, tema Nordikaga, see, mis on seal K3-s nüüd. Nordika ja siis neil on see oma saade, see siis lihtsalt arus, et me ei ütle talle ka, aga sa näed, kus Siimul on poole peal. Yeah. Are you a real one? Yeah. See oleks väga hea. Toome poja koju tagasi. Talendid koju. Vaata, mis ta ikka seal tais. Lugu peab käima, see hellab veel, et poeg on tulnud koju. See oleks imeline. Ehk siis Tallinnas teede peal kõigi ees. Are you a real one? Aga Eestis ei toimi. Jah. See on nii palju ilusaid tüdrukud. Pedofiil. Appi. Laste mänguväljakule lihtsalt. Nii palju ilus. Nad on lapsed. Siin riigis on ka kõik naised lühikid. Nad on lapsed. Nad on ikka veel lapsed. Siin on põhjust tagajärjeks seos. Siis liitub selle Venno, Henno ja Steinfeldi supergrupiga lihtsalt. Aga Siim ei sobi sinna nimeliselt. Mis see perekonna nimi oli siin mingi? Ma ei tea, Roosipuu vist. Roosipuu äkki või? No, ei ole nagu ideaalne, aga... Lõppu. Sa ei saa, jah, see nimi läheb siin lõppu, and Roosipuu. Yeah. Seinfeld ja Roosipuu nagu
see kõlab nagu mingi advokaadi jaa, täpselt, jah. Advokaadibüroo, kes kaitseb ainult teatavate süüdistustega mehi. Advokaadibüroo, kes ise tegeleb We like to keep things in house. Everything is in house. Me ise teeme neid kuritegusid ja ise kaitseme ennast. See, et kui ma taipasin, et ma olen pedofiil, siis ma teadsin, et ma pean omandama juurahariduse. Esimese asjana seni ennast vaos hoidma ja siis nagu ta sai selle diplomi, ta oli nagu yes, nüüd ma võin. Ei, sa ikka veel ei tohi. See on ikka vale. Diplom käes. Kohe loomaks ära. Instagrami see, kus on galerii 17 pilti tema diplomi erinevate koolide ees. See on nagu ei, lõpet. Kohe vaatab mingi Kukupesa lasteaia Facebook lahti. Kui me ettevaatiga tuleme, meil tuleb varsti üks rattaõpetaja, tugev rattaspordis entusiast tungib stuudios. See on siis call out või shout out sellele, mis kunagi seal Viimsis juhtus mingi kuud tagasi. Ma ei tea, kas sa olid seal või? Jaa. Ma ei olnud ise seal, aga ma olen kursis selle intsidendiga. Jaa. Kas üks rattaõpetaja tuli kõva munniga lavale ja jobistas igale pool. Ja tegelikult vist nii ei olnud. Aga peaaegu. No munn, me saime, riietus oli selline, munn oli näha. Jah. Noh, ratta sellesse ikka näed. Jah, ratta sellest peab olema aerodünaamiline. Ma tahtsin just meelelahutusele palju jätta. Mitte vale sõna, aga just nagu meelelahutusele. Kui see kujutlusvõimele. Jah, kujutlusvõimele palju jätta. Ma ei tea, miks ma tahtsin meelelahutusest palju jätta. Ei no kurb on vahepeal ikka neid vaadata. Aga see oleks naljakas küll, kui see tüüp lendaks siia sisse praegu. Nagu, et see osa pole isegi üles läinud kuhugi. See oli radar nagu. Ja ta nagu teeb seda ka, tunneb kuskil, et siin räägiti. Ta mingil põhjusel juhtus just siit mööda minema. Tahtis siin koridori lõppu vetsu minna või midagi. Tänava pealt kuulis. Päris pikalt oli. Keegi kuskil aknast tuli välja. Jah, tegelikult kuulajad võib-olla ei tea, aga me paneme ühe kõlari nagu niimoodi suunaga nagu õue. Ta alati, kui me salvestame, siis tegelikult Telliskivi tänaval on väga valjult kõike kuulda, mis me räägime. Jaa, isegi neid asju, mis me välja lõikame. Mis on nagu publiku jaoks liiga rõlged, aga Telliskivi tänav on las nüüd seal Telliskivi kirbukas võivad kuulata Fika kohvikus. Üritab oma kaneeli saia süüa. Ma toppisin seda junni tagasi. Junn ei tahtnud lahkuda. Ei tahtnud, jah. Seda kui see Eddie Murphy see you know when you're done shit and then you done all this shit and you're gonna do for a whole day and you flush the toilet and you wait a second and one chunk come back. What does that chunk want? Põhimõtteliselt see, jah. Jah. Tükelda. You know when shit come halfway out your ass and go back up in there, motherfucker, right? Why the shit be teasing your ass, right? Just get the fuck out. Jaa, seda on ka olnud, kus nagu ma tean, et pool on väljas, aga teine pool on nagu, ei ole minu aeg veel. Ma ei ole küps. Ma olen toores, see oote ja siis õnneks kui piisavalt pingutada, mul on piisavalt tugev sulgurlihas, et ma nagu suudan lõigata selle ära. Aga nagu mõnikord peab noa appi võtta. See on stressirohke lõikamine. Et... Esimene kord on ära pärast seda kõik tordi lõikamine. Või on suured viskarskärid lihtsalt.
vetsu kõrval. Aia hekikäärid. Ja miks on need hekikäärid siin on see? Keegi saab külla. Aga miks on need hekikäärid siin vetsupoti kõrval on, siis sa oled, need ei ole hekikäärid. Need on kakakäärid. Need on toodetud küll eesmärgiga olema hekikäärid, aga mina leidsin neile teise funktsiooni. Ütleme niimoodi. Üllama. Yeah. Alternatiiv. Yeah. Some are born great. Some have greatness thrust upon them. ja siis generatsioonid hiljem kõik kasutavad neid. See on see, et great men are born in fire. It's the privilege of lesser men to light the flame. Mina olin see, kes esimesena pidi kakakäärid võtma, aga nüüd kõik kasutavad. Aga mõtlesid, et kurat, et ma elan linnakorteris. Jumal tänatud, et mul oli igaks juhuks need hekikäärid ostetud. Et mul oli see nagu ma suutsin vaadata tulevikku ettenägelikud, et need soodushinnaga Bauhausist võtta. Ma lihtsalt nägin ja ma teadsin. Miski minust teadis, et üks päev ma vajan neid kakakääri. Millegi pärast ma isegi ei tea, miks, aga ma tundsin sundust küsida sellelt Bauhofi töötajalt, et aga kas need sitast lõikavad läbi. Ja ta oli nagu, keegi ei ole kunagi küsinud sellist asja varem. Ma arvan küll. Väga teravad, väga hea toode. Kui ma neid esmakordsel nägin, siis mul kohe kõhus keeras ja ma teadsin, et see on õige tunne. Ma ei olnud ühegi teise asjaga otsa vaadates ennast niimoodi tundnud. Mul tuli ots välja juba, aga ainult ots. Ja siis ma teadsin, et mul läheb midagi vaja. Ja sa ütlesid, et Joonas, Bauhofi praktikant, mitmendat päeva tööl oled, teist väga hea. Eksisin tegelikult ekskursioonid ära. Ma ei ole ust leidnud, see on nii suur pood. Aga ju ma töötan siin. Keegi andis mulle sildi ja särgi. Kui sa juba siin oled, siis ole kasulik. Joonas, mul on selline tunne, et mul sees küpseb selline junn, mis nagu tundub, et ta tahaks välja tulla, aga mitte tervenisti, et tõenäoliselt pool jääb sisse. Samas ma arvan, et ma võib-olla ei ole võimeline sellega, ütleme, ise hakkama saama. Mul on vaja mingit abi. Kas need käärid, Joonas? Ütle mulle. Ütle mulle ausalt. Ära hakka mulle siin mingisugust bullshit müügi asja tegema. Ära tee müüki. Ma tahan ausalt vastust, Joonas. No bullshit, Joonas. Ja see ei ole praegu mingisugune pann. See ei ole mingi kalambuur. Ära aja mulle sitta. Ja siinkohal ma mõtlen päris, ära aja mulle sitta. Ütle mulle otsa. Ütle mulle otsa, kas need Fiskars käärid on võimelised sellise Kalevipoja mõõtu julga poolitama? Puhtalt. Ja ilma, et nagu ma peaks seda mitu korda nüsima, vaid ma tahan nagu ühe lõikega. Lihtsalt kagank. Ütle mulle, Joonas. Ma ei tea, kas see on päris, meil on väga mitmes erinevas suuruses. Joonas, kas sa tahad öelda, et need on liiga väiksed? Joonas, kas ma pean suuremad käärid? Aga suurus ei loe. Tundub, et loeb, Joonas. Sinu toonist ma ütlen, miski et loeb. Joonas, anna kõige suuremad hekikäärid, mis sul on. Anna need, mis on tehtud selleks, et ma maa peal, kui ma teen seda, pean heki sisse kaelkirjakut. Millega ma saan selle nagu kaelkirjaku kõrvalt maalt ilma redelita teha. Anna mulle need. Ma vajan neid. See julk on, ja ma ei kasuta seda sõna niisama, see on eepiline. Eeposlik. Ja siis pärast on mingi mis iganes kuu parima töötaja välja kuulutamine. Joonas juba teisel päeval tegi nii suure müügi. Need hekikäärid on siin poja algusajast, kui me Eestisse alguselt tulime, meil olid ühed hekikäärid ja me ise ka naerisime, et seda ei müü kellelegi.
et me, kui tavaliselt uued inimesed tulid, me tegimegi nalja, sundisime, et näe, vaata, kas sa need hekikäärid saad kellegi maha. Muidugi teeme, ära muretse. Keegi ei müünud. Need olid koomiliselt suured käärid nagu. See on lihtsalt veidrad mõõtu. Mingi tehase praak või midagi. Tegid veidrad suured käärid. Keegi nagu oli, mul on vaja hekikääri, aga selliseid ega mingi hiiglane ei ole. Need nägid välja selles mõõdus, nagu keegi oleks teinud, et nagu mingi kaubanduskeskuse avamise linti läbi. Aga nagu hekikäärid selle mõõduga. See on nagu ebavajalikult suur. Need ei olnud praktilist kasutustegur. Aga Joonas, see mees, mis maha, no. Ma mõtlen, kui olekski, kus on mingi, kus on see mingi aasta pärast, kus avatakse seda hipodroomi ristmikku. See ongi see lint on seal. Siis Mihhail Kõlvart on nende suurte kääridega ja siis sa tuled, kuule, sa korraks anda mulle vaja. Ma tulen kohe tagasi. Mul on nagu hädaolukord. Jah. Kohe saad, mul läheb korraks ainult vaja. Jah. Ja siis saab tagasi. Come on, Misha, come on. Kohe tulen tagasi. See on näha lihtsalt, aga puhtalt on lõigad ka. Yeah. See on ühte siukest jälgi lihtsalt. Yeah. Siuke väike latakas on ühe tera peal ja kõik. Tood selle tagasi. Aitäh, härra linnapea. Jätkake oma protseduurid. Minul väga hea meel alati aidata kodanik. Jätka. Aitäh. Ma hääletan sinu poolt kindlasti. Härra linnapea. Siis kõik on, tegelikult ju linnapea on see Peeter Raudsepp, kes ja siis me kõik oleme nagu, keegi ei tea, kes see on. Keegi ei tea, et tema on Tallinna linnapea. Nagu kõik teavad, et see on Mihhail Kõlvart tegelikult. Mihhail oli linnapea, ta jääb linnapeaks. Peeter, mis iganes, Roosipuu või mis asja. Keegi ei tea, keegi ei ole kuulnudki sellest tüübist. Peeter Pruuntäpp, ainuke Pruuntäpp. On siin nende ebavajalikult suurte kääride peal. Peeter Pruuntäpp. See on ainukene Pruuntäpp, mis on oluline. Jah. See kõlab nagu, vaata see Isamaa, see suur toetaja, see oligarh, vaata Parvel Pruunsild. See kõlab nagu mingi rivaal oligarh, Peeter Pruuntäpp. Üle tee kaks suurt seda korrusmaja, mõlemal penthouse'id vaatavad üksteist. Huvitav, mida Pruuntäpp praegu teeb. Ma pean mõtlema, kuidas Pruunsilla impeerium kokku valib. Jaa. Kakanagad on lõbusad. Siis tuleb välja, et Pruunsild ja Pruuntäpp mõlemad Isamaa suurtoetajad. Saavad kaalal kokku. Sina ka. Sina ka, või? Ei, Pruuntäppil on alati konservatiivsed väärtused, väga südamelähedased. Ütleks niimoodi, et kui sina ehitad Isamaale silla alla, siis mina panen sinna selle punkile. Mul oli vahepeal midagi tahtsin loogilist öelda juurde. Me võib-olla natuke läksime teemast kõrvale. Mul on tunne, ma kuskil ja siinkohal taaskord see pun not intended. Ma mingi silla põletasin praegu. Ma ei tea, kas see oli mingi Pruunsild. Aga mingi silla ma kuskil põletasin. Ma ei ole kindel, kas Bauhausiga, kas Joonasega, kas Siimuga, kas Gunnariga, aga kuskil midagi läks.
Siim Roosipuuga kollääb on nüüd see on off the table. aga Siim Pruuntäpp jah, Postimees grupiga ei ole enam head lood. oi, miks nendega? No sest kõik on mingi Pruunsilla omad. okei. Nii et nojah, siis jah. Isamaas karjääri tegemine tõenäoliselt sellel kriips peal. Aga Kõlvartiga olen cool. Tema aitas ma välja hädaolukorrast. Jah. Väga hea. Küll fiktiivses olukorras ma kindlasti kunagi ei ole mõelnud selle peale kääridega lõigata junni pooleks. Kõlvart on nagu pole kääre vaja mul. ma olen kuradi võitluskunsti õppida. Karate chop. Yeah. ma ei tea, mis tal tõi, mis võitluskunst tal on, aga... No, kõik need paremad. Aga lihtsalt haia käib igatahes. Jah, kas nii või mingi roundhouse kickiga või midagi, ma kannaga läbi pool junni. mis kõige parem. Ta on lihtsalt üks, et anna mulle maksaka ja siis mul tuleb kõik välja. Kui hea! Ma olen nädal aega seda enda sees hoidnud. Kui hea! Ta on linti läbi lõikama, siis sa tuled, korra, mul on neid kääre või. Lihtsalt lööb sind kõhtu nagu ülikonnas. Nüüd oli kõik kaamerat ees. Ja ma olen, aitäh! Mul oli nii vaja seda. Jaa. Kõik mingid vene penskarid on nagu Kõlvart ikka nii tubli. Ja siis ma lähen välja ilmselgelt ennast täissituna. Tead see jalud, see walk. Püksi pilgini täis nädal aega pask. Kõlvart on jätkanud. Võime nüüd jätkata tseremooni. See Delfi artikkel hipodroomi avamisel. Mihhail Kõlvart ründas ühte meest löögiga kõhtu, mille tulemusel mees roojas end täis. Ning Kõlvart lihtsalt jätkas lindi lahti lõikamise. Meil on nüüd intervjuu mehega. No, kindlalt minu hääl. Nagu parim löök, mis ma olen saanud, aitäh. Võiks öelda, et tehtud. See hetk, kui ta lööb ja ma ennast täisid. Tehtud. mõned on mõelnud, et kas me ikka suudame külapoja seda kvaliteeti ja standardit kõrgele hoida pärast, kui seda pikka pausi. Ja teate, mis pole probleem. We got it. We still got it. Lihtsalt pakume häid reklaamiideid välja Keskerakonnale. Have our people, have your people call our people. Let's make this happen. Täis sitund mees, nagu thanks. Ja, see on mu see official tiitel all uudistes, vaata lihtsalt. Karl-Lari Parma, täis sitund mees. Kõlvart on reklaamis. Ja niimoodi kõrvaldan ummikud Tallinna liiklusest ja siis paneb jalaga ka. See ongi mees. Ja siis kõik situb püksi. See on nagu, nüüd on kõik avatud. Nüüd on nii avatud, ma olen nii lahti. Vali Kõlvart linnapeaks. Ja siis on mingisugune uus slogan ongi lihtsalt mingi sihikindlalt kohal või midagi, ja siis ongi tema sihikindlalt. Ta võtab väga sihtimise osa. Kellega oli vist lööme korra majja? Jah, täitsa võimalik. Äkki oli Isamaal.
Kõlvart ikka. Lööme korra me. Ma ei tea, ei, no kes ülejäänud poliitikutest, no? Keegi teine ei suudaks mul sitta välja. Yeah. See ongi see mingi Peeter Raudsepp on mingi, et noh, tegelikult tehniliselt mina olen ju linnapea, kõik on nagu, keegi ei tea, kes sa oled. Kõlvart paneb talle sama maksak. Yeah. Situb kõnast. See võikski olla, et see Tallinna linnapea saab olla see, kes lööb sul sita lahti. Ja ma arvan, et Peeter Raudsepp ei suuda seda teha. Ma arvan küll, jah. See ei liiga corporate. jah. Kõik lihtsalt, sul võib olla kõik see pruuni silla või pruuni täpi rahastus, mis iganes on ju. Aga nagu noh, come on. Päris elus. Kui sa pead kellegi sita lahti lööma, siis see ei aita sind. Kes meil oli vahepeal, kes on olnud? No Savisaar laseks kellelegi lüüa sul sita lahti. Yeah. Nagu tal on alati keegi, no Vilja. Ta tundub jah, et ta paneb naise tööle. Vilja oleks kontskingaga, no lihtsalt täpselt, ja ma pressure punkt ja ma, püksid täis. Aga kes meil veel oli? Just enne oli ka Ossinovski. Ma ei tea, Ossinovski ei lööks mul sitta välja vist. Jah. Ma ei tea, kas see on disrespectful asi, mida öelda. Sorry, Ossinovski, tule saatesse, aga ei, jah, seda, jah, ta kuidagi raske ette kujutada, tõesti. Nagu ta üritaks, ma arvan, kui piisavalt nagu läbi rääkida. Vaata, see ongi see probleem, et Ossinovski võib-olla ta nagu prooviks nagu lihtsalt parandada nagu inimeste eluolu üleüldiselt. Ta prooviks mu dieedil kõigepealt vaadata, mis see on, et dieet on vale või midagi sellist. Aga noh. Et kas sa ikka piisavalt kiudaineid saad ja kõik siuksed asjad. Ma nagu, anna mulle maks. Jaa, see ei ole nii flashi nagu. Me tahame show'd. Jah, täp. Kus Kõlvart tuleb, paneb kõigile kannaga näkku. Ja me oleme nagu... Jaa. Veel? Yeah. Can I have more, Daddy? Yeah. Can I have another portion of the violence, please, Daddy? 4 more years. Siis Peeter Raudsepp on nagu, tegelikult mina olen nii nagu. Kõik on... Jah. Kõik on nagu, sa oled käpiknukk. Sul on pruuni silla käsi perses ja... Pruuni täpi. Yeah. Sul on pruun täpi. Ja Kõlvarti käsi ka tõenäoliselt. Sul ei ole ühtegi originaalset mõtet. Aga ma arvan, et siinkohal oleks vist õige lõpetada. Ma arvan küll. Ma arvan, et paremaks minna ei saa enam. Ma arvan, et mitte, jah. Ma arvan, me oleme Eesti poliitolukorra lahendanud. Ma isegi ei mäleta. See on harv, kui ma ei mäleta, kuidas me siia jõudsime. Ma ei ole päris kindel, mis rada pidi jõudsime selleni, et Mihhail Kõlvart lööb mul sita lahti. Ja me saame raha selle, see on marketing campaign. Aga ma olen õnnelik, et me siia jõudsime. Ma olen ainult õnnelik, et me siia jõudsime. Me alustasime sellest, kus ma rääkisin, et Parm läks politseisse õlut küsima ja Tartu linnas. Nii et me jõudsime isegi linna vahetada. Täpselt, aga siin me oleme. Tartus seda ei näeks ette küll, et keegi. Tartus nad ilmselt valiksid teisiti. Mis sa mõtled? Ma mõtlen, et see, et kui Tartus kellegi sita lahti lööd, see nagu ei tundu nagu see õige vibe tolle linna jaoks nagu valitud saada. Tallinna jaoks on see nagu see õige slogan, ma arvan. Siin on nagu elu kiirem, sul ongi vaja efektiivselt. Ma tahan bam, on ju. Aga Tartus ei ole päris see vaata, et Tartus ma tahan kedagi, kes paneks mul võib-olla hajameelselt nagu pargis käe põlvele ja natukene aega silitaks enne, kui ta aru saaks, et see üldse ta ei seda teeb, vaata. Ja Tartus, jah, sa tahad, et sa oleksid tudeng ja et sinu õppejõud või Erki Hüva.
või Erki Hüva. Lihtsalt Erki Hüva linnapeaks. Jah. Küsitakse, et palju see aasta siis tervishoiule raha eraldame, siis ta on miljon, võtte, miljon. Ja palju lasteaedadele, miljon. Palju rattateedele, miljon. Ma arvan, et see teetakse. Kõik on nagu, kõik on rahul. Kõik on nagu, et palju vähem kui eelmine aastaga. Ehk siis teeme ära. Aga linna eelarve üli plussis. Jah, see on. Kõik õpetajate palgad. Miljon! Nagu kui suure perioodi. Miljon, okei, mõtleme välja. Kogu aasta miljon, see on vähe. Ikka nagu jah, tegelikult. Tead meie järgmine linnavalitsus. Jätame nagu nende teha selle. Vaatame, et praegu las ta olla nagu on. Miljon siia, miljon sinna. Raha jääb veits üle, vaatame. Kogume seda puhvrit, vaatame. Ja, see on see, et kes tõlgib Erki Hüva. Tal on üks tüüp, kes tõlgib teda. Tema lihtsalt ütleb, miljon! Ja. See, kes teeb selle poliittoogiks. No vaatame, et see miljoneid on. No see on põhimõtteliselt ju, mis Ameerikas toimub. Tegelikult küll, jah. Trump mingi magab, siis ärkab üles, ütleb midagi. McDonald's burger. Absurdselt ja siis mingi, ma ei tea, mingi Marco Rubio või keegi peab mingi üli pika rafineeritud kõne maha, mida see tähendas. See on sama. Nii et pretsedent on olemas juba. Sinna sobiks Ossinovski hästi. Yeah. Ma arvan, seda nagu seletama. No lööks Trumpile kõhtu. Ai, Sita lahti. Ei, ma mõtlen nagu Erki Hüva tõlkima. Ja. Aga väidetavalt Trump on niigi nii-öelda pidamatus probleemidega. Ma saan aru, et ta pidi juba mitu aastat surnud olema üldse. Ma olen kuulnud seda. Nii, siin on väga erinevaid teooriaid. Aga või pidamatus. Asendasid surnud mehe sellise vaevu ärkvel mehega, mis on sisalikuga. Sellepärast ta magabki kogu aeg. Sest on sisalik. Harjunud enamus ajast magama kivi peal. Aga see on väga naljakas küll, need klipid, kus ta on lihtsalt mingid inimesed seisavad ta selja taga, kõik kordamööda räägivad mingi, mis nad kõik ülihead teinud on ja kui hea nagu Trump, kõige parem president üldse, siis ta on lihtsalt seal nagu ees niimoodi silmad kinni. Siis vahepeal järsku nagu ärkab üles vaata. Kus ma, sinna, okei. Minust räägitakse, kõik on cool. Jätkame. Nagu mingi vana inimene magab seal kõrval lihtsalt. Mingi tähtis meeting. Aastakümnete pärast. Mingi vana isa magab. Kõlvart. Samas olukorras ärkab üles kiiresti maksak. Ja magama taga. Keegi situb ennast täis. Ta on meil troonil. Kõik on cool. Ta võib olla. Esimene refleks, vaata. Treenitud. Meil kohe. Ärkab üles kohe löök. Äkki oht on lähedal. Ai saab ära. Ja siis tema tegelikult olen mina veel linna. Aga ma arvan, et me lahendasime Eesti poliitika ära. Lahendatud, korras. Tehtud võiks öelda. Jah. Pole tänu väärt. Jah, võite. Aga arve saadame pärast. Et nagu külapäeva müüa on meil vist midagi väga reklaamid ei ole peale võib-olla suvetuur. Ja noh, eks siis kui hipodroomi avamine on, siis me oleme ka selle ristmik avamisel näeme seal külapoe väikene meetup. Aga nagu külapoe müüa on vaikselt ja rahulikult ajapüksid saatuse potist alla lasknud ja üllataval kombel isegi ujutanud üle. See mõni Taanja Veeberg võiks sellest õppida. Nõnda on ka tänane episood läbi saanud. Mina olin nagu ikka Karl-Lari Varma, minuga, ma olen juba lõhestunud, minuga siin stuudios nagu ikka Ardo Asperg. Päikest ja meie mõttes. Ja vihma. Mõttes nagu ikka. Inimesed kellel on kõht kinni. Tšau. Tšutšu Frei. Külapood on sinu ees, sinu kõrva augu sees.